Käesoleva video sisuks on siis L-kujuline sobitusahel ja absorbeerimise meetodi kasutamine selle arvutamisel. Kõige lihtsamates näidetes sobitatakse omavahel kahte aktiivtakistust. Sellisel juhul on see protseduur väga lihtne ja sirgjooneline. Siiski realistlikes olukordades kipub nii allikal kui koormusel olema ka mingi reaktiivne komponent. Sellisel juhul see puhas takistuste sobitamise meetod ainuüksi ei tööta, et meil on vaja veel täiendavaid samme teha. Ja selle kohta siis ka tänane näide. Alustame siis ühest näitest, ehk siis selgitame seda protseduuri näite varal. Olgu meil siis allikas ja tema impedants on meil antud näites ikkagi puhtalt reaalarvuline. Ehk siis allikal on mingi takistus ja meie näites olgu see siis 1 kiloohm ehk üsna suure takistusega allikas. Ja teine informatsiooni osa, mida meil on vaja ülesande lahendamisel, on siis allika töösagedus ja olgu selleks 36 megahertsi. Aga koormus ei ole meil nüüd enam mitte puhtalt aktiivtakistus, vaid tal on ka oma induktiivsus. Ja siis see koormuse impedants ZK koosneb meil siis koormuse takistusest RK, mis on siis antud näites 200 ohmi. Ja siis, kuna meil on tegemist induktiivsusega, siis reaktiivkomponent on positiivne JXK. Ja meil on teada, et tegemist on siis 0,5 mikrohenrise induktiivsusega. Ja samad väärtused võib siis põhimõtteliselt eraldi välja kirjutada, viisaka ülesande puhul siis antud ja leida, aga ma arvan, et praegu on see hästi piisav, et me oleme ta siia siis joonise peale kandnud. Nii, ja esimese hooga viime läbi kõik need samad sammud, nagu me arvutaksime lihtsalt puhtalt 1 kiloohmise allika ja 200 ohmise koormuse omavahelist sobitusahelat. Ja esimese sammuna, mida me pidime tegema, me pidime leidma, eks ole, hüveteguri ehk siis Q, mis oli ruutjuur. Ja siin murrulugejas oli siis üleval suurem takistus Rmax ehk ilmselgelt on 1 kiloohm ehk 1000 ohmi suurem kui 200 ohmi. Kirjutamegi siia siis üles 1000 ja nimetajas on siis väiksem takistus, milleks on siis 200. Ja sellest tuleb maha lahutada 1. Ja kogu siis sellest tulemusest omakorda veel ruutjuur leida. No jällegi näeme, et 1000 jagatud 200 on kenasti 5, 5 lahutame 1 ja järgi 4 ja ruutjuur 4 on 2. Ehk jälle suke ilus arvutusülesanne. Rõhutame veel kord, et reaalses elus tavaliselt siis see tulemus ei tule kena täisarv, vaid mingisugune reaalarv. Nii, ja nüüd me siis teame, et me peame ühendama väiksema takistusega jadamisi ühe reaktiivkomponendi, mis võib olla nii induktiivsus kui mahtuvus. Ja suurema takistusega ehk antud juhul allika takistusega tuleb ühendada siis rööbiti teine reaktiivelement, mis on siis vastupidine esimesele. Ja siis selle jadamisi ühendatava reaktiivtakistuse impedantsi moodul on siis lihtsalt hüvetegur korda väiksem takistus. Ja meie puhul on see väiksem takistus antud juhul siis koormustakistus. Ja sarnaselt siis rööbiti ühendatava reaktiivkomponenti impedantsi moodul peab olema siis suurem takistus, milleks meie näites on allikatakistus jagatud hüveteguriga. Ja nüüd on siis see klassikaline küsimus, et kas me paneme jadamisi induktiivsuse ja rööbiti mahtuvuse või vastupidi. Ja antud ülesandes me näeme, et sellel koormusel on juba endal mingi väike induktiivsus. Ja siis seal absorbeerimise idee oleks selles, et me kasutame seda olemasolevat induktiivsust. See võib olla reaalne komponent või see võib olla lihtsalt üldine omadus, mis iganes ahel on meil parasjagu koormuseks on. Aga elektrilises mõttes me saame seda ära kasutada osana sobitusahelast. Ideaalsel juhul võiks ta olla täpselt võrdne siis selle induktiivsusega, mis meil vaja on. Praktikas ta tavaliselt ei ole, aga kui me loodame, et see induktiivsus on nüüd väiksem, kui on vajalik induktiivsus sobitamise jaoks, siis me võime lihtsalt osa sellest sobitusinduktiivsusest realiseerida juba koormuse enda induktiivsuse põhjal. Ehk siis
teeme sellise otsuse, et meie jada elemendiks saab olema siis induktiivsus. Ja sellisel juhul siis sobitusahela rööpelemendiks, mis läheb siis rööbiti allikaga, kuna allika takistus on suurem, antud näites, oleks siis mahtuvus. Nii, ja olgu see meil siis L jada ja see on siis C paralleel, CP. Ja nüüd ei ole mitte midagi muud, kui rakendada neid valemeid ja arvutada välja siis vajalike komponentide väärtused. Alustame siis paralleelmahtuvusest. Nii, ehk siis 1 jagatud J omega C paralleel. Tegelikult, kuna me arvutame moodulit, siis me võime selle J-iga siit kenasti ära jätta. On siis võrdne R allikas jagatud meie hüveteguriga Q. Ja meid huvitab, eks ole, mahtuvuse väärtus, selle saame siit üsna kerge vaevaga avaldada. Korrutame võrrandi mõlemad pooled selle mahtuvusega läbi ja jagame läbi siis selle paremal pool oleva murruga. Ehk siis pikk jutt lühidalt, vajalik mahtuvus oleks meil siis hüvetegur Q jagatud omega korda allika takistus. Nii. Ja siin pole mitte midagi muud kui kalkulaator välja. Hüvetegur on 2, allika takistus on 1000 oomi ja sagedus on 36 megahertsi. Ehk siis 2 korda pi korda 36 megahertsi korrutatud 1000 oomi. Leiame sellest pöördväärtuse ja korrutame tulemuse läbi veel hüveteguriga 2. Ja peaksime saama siis tulemuseks 8,8 korda 10 astmel miinus 12 faradit või siis 8,8 pikofaradit. Nii. Suhteliselt tiluka väärtus ja peamiselt seetõttu, et kuigi sagedus on madal, siis allika takistus on ise selline suhteliselt suur võrreldes sellega, mis ta praktikas tavaliselt on. Nii, aga 8,8 pikofaradit on täiesti selline mahtuvus, mida on võimalik veel osta või vähemasti midagi lähedast ja reaalselt ka skeemi panna. Nii, ja just eelviimase sammuna, mitte nüüd viimasena, kuna meil on natukene teistsugune skeem kui ikkagi lihtsamal juhul, oleks meil vaja nüüd teada, et kui suur on siis vajalik induktiivsus, et sobitada omavahel 1 kilooomine allikas ja 200 oomine takisti. Ja see induktiivsus, mida me nüüd arvutame, ei ole mitte selle jada induktiivsuse väärtus, vaid kogu induktiivsuse. Teatavasti, kui meil on 2 induktiivpooli järjestikku ja nende vahel puudub magneetiline sidestus, siis nende summaarne induktiivsus on lihtsalt üksikute induktiivsuste summa. Ja annamegi sellele enne jäi tegemata. Ehk see on siis koormusinduktiivsus LK. See on nüüd jada induktiivsus, mis me peame skeemi panema. Ja mida meie tahame leida, on siis kogu induktiivsus L, mis on võrdne siis LJ pluss LK. Ja kasutame jällegi siis seda sama avaldist siin. Ehk siis unustame J ära, me tegeleme moodulitega. Ehk siis omega korda L peab olema nüüd võrdne siis Q korda R koormus. Saame lihtsa vaevaga avaldada siis selle vajaliku induktiivsuse enda. Ehk L on võrdne Q korda R koormus jagatud läbi siis ringsagedusega. Ja siin pole jälle mitte midagi muud kui kalkulaator välja. Vaatame, millise induktiivsuse väärtuse me saame. Hüvetegur on 2, koormuse takistus on 200, ehk siis lugejast tuleb 400. Selle jagame läbi 2 pi ja 36 megahertsiga. Ja peaksime saama siis tulemuseks 1,77 mikrohenrit. See ei ole nüüd lõpptulemus, eks ole, rõhutan veel kord, see on vahetulemus. Ehk siis selleks, et kui meil oleks ainult 1 kiloomine allikas ja puhtalt 200 oomine koormus, siis peaks see induktiivsus olema suurusega 1,77 mikrohenrit. Aga meil on koormuse sees juba olemas induktiivsus 0,5 mikrohenrit.
ja kuna nende kahe summa peab kokku olema 1,77, siis järelikult see jada induktiivsus, mida me nüüd peame oma sobitusahelasse panema, on siis sellest kogu induktiivsusest koormuse induktiivsuse võrra väiksem. Ehk selle lõplik tulemus, mida meil vaja on, L jada, siit sellest avaldisest saame leida, et ta on siis L miinus L koormus. Ja see on siis 1,77 miinus 0,5 ehk järele jääb siis 1,27 mikrohenrit. Ja see on nüüd see induktiivsus, mis on vaja siis poest osta ja siis meie sobitusahelasse lisada. Ehk siis 1,27 mikrohenrit või siis jällegi lähim väärtus, mis on võimalik hankida või põhimõtteliselt on võimalik induktiivsust ise meisterdada, kui selleks väga suur vajadus on. Ja see on siis selline näide meetodist, mida võib nimetada absorbeerimise meetodiks, ehk siis osa sellest allika või ka koormuse enda reaktiivsusest absorbeeritakse selle sobitusahela sisse. Ehk siis osa sobitusahela tööst teeb tegelikult koormus ise ära. Kui nüüd näiteks selles ülesandes oleks selgunud, et vajalik jada induktiivsus on väiksem kui pool mikrohenrit, siis ilmselgelt sellist meetodit kasutada ei saa, sest et me ei saa juurde liita negatiivset induktiivsust. Aga mida sellises olukorras teha, selle kohta on eraldi video, kus räägitakse siis väljaresoneerimise meetodist.